tervitus, Erike numbrite keel. Tulin õhtusele jalutuskäigule ja mulle nii meeldis täna üks kommentaar. Ma mõtlesin, ma siit natukene rullin ühe teema lahti. Et kommentaar oli selline, et vaatan oma emaga sinu videot ja ma ei mäleta, mis seal veel oli. Ma võin ise nüüd panen juurde natukene teile seda lugu nüüd. Teate, minu suurim vaatajaskond, ma ju ka käin luuramas, mis minu kanalil toimub, on 50 ja pluss. Mina olen ise 48, ka sinna kanti juba kippu. Oho, oodake, memm kadus ära, tuleb. Väga hea. ja siis ma vaatan seda, et mu videoid vaatavad tegelikult suurem osa, mingi üle 60% vaatab neid, kes ei ole kanalit tellinud. Ja tänu sellele kommentaarile ma saingi aru, milles point on. Et tänapäeval eriti, kus kõik tundub niimoodi, et iga asja eest tahetakse raha ja nii ta paraku on, siis YouTube'i kanalit, kui sa tellid, see tähendab seda, et sinult ei võeta mitte mingit raha. Ja tellimine tähendab seda, et see on justkui minule kui YouTube'i ühele tegijale, siis YouTube näeb, et see on nagu, ütleme, kuidas öeldakse üle tubli, tee edasi. Noh, mingi umbes selline väga lihtne märge sellest. Aga samas on see, et sa näed alati, kui ma panen mingi uue video siia ülesse, siis sulle tuleb sealt üks selline teade, et numbrite keelelt tuleb jälle üks video. Ja see on kõik. Ja ainukene asi, mis sa pead välja kannatama, on need reklaamid, mis vahepeal tuleb. Ja sealt saab vist ka, ma ei tea, kuidas see, mis nupukene teil tuleb, et edasi või ma ei tea, kuidas, mul on see soomekeelne siin. Mina ise olen YouTube'i kasutaja juba aastaid olnud. Lihtsalt isegi enne numeroloogiat on seal alati teatud asja, sest mul on selline vaimsus ja vaimne areng alati huvi pakkunud. Et teie, kes te seal 16 sündinud olete, siis te teate, millest ma räägin. Või kui sul on näiteks juulikuus oled sündinud, siis sa ka tead, mis ma räägin. Ja kui sul on aasta lõpus 7, siis sa ka tead, mis ma räägin. Või siis, kui sul on 7 üleüldse seal kuskil, siis sa ka tead, millest ma räägin. Nii see on. Elupõlised Sherlock Holmesid. Järgi ei jätta. Kogu aeg uurid. Et numeroloogia on õnneks toonud mind nagu natukene maa peale nüüd, et juba enam-vähem tean, mis see on, mis see ikkagi vaimsus mind huvitab. Ja, ehk siis see, et see on selline sügav suur austus minu töö peale, mida ma teen, ehk siis just seesama sõna tubli. Võite panna lihtsalt kommentaarid tubli. ja see on see, mis ma teile ükskord rääkisin, et kiida lolli, siis loll teeb tööd. Aga mulle meeldib seda teha. Ja ütleme siis niimoodi, et aasta tagasi, ega ma ei teadnud üldse, et ma YouTube'i tulen. Et ma ei teadnud üldse, et ma hakkan mingi selliseid asju nagu nii suurelt tegema. Noh, siin ma nüüd olen ja ma olen väga mega õnnelik. Sest see on väga vahva asi, seepärast, et ma saan suuremale rahvamassile tuua selges eesti keeles seda, et kes sa oled. Sest seda ma olen ju siin oma peas kogu aeg keerutanud. Kes need inimesed on minu ümber, miks ma selline olen, miks teatud inimesed niimoodi käituvad ja see on ka see kanali mõte. Siis te kindlasti olete tähele pannud, et siin kanalil on selline klubile mõeldud videod. Ma rääksin ka kuskil mingis videos, aga ma räägin praegu siit üle, seepärast, et teid on siin väga palju juurde tulnud ja te ei pruugi võib-olla sattuda sinna vanade videote peale. Siis ma räägin seda, et numeroloogia on siis see nagu minu põhikanal, see numbrite keel. Aga mind ennast hästi palju köidavad veel sellised igasugused vaimsed asjad. Noh, vaimsusele hästi palju erinevaid värke. Nii kui ma ütlesin, ma olen kunagi tarokaarte õppinud, eks ju. Noh, siis ma lõpetasin need ära või jätsin pooleni, seepärast, et sain teada, et ma ei tohi sellega tegeleda. Hakkasid väga hästi jooksma. Nii, lõpetasin ära sellega. Ja siis on teatud asjad, ma olen enesearengu teel olnud ikka nagu 10 veel rohkem pluss aastaid. Käinud erinevaid koolitusi ja see on ka viinud siin ühtede ja teiste inimeste juurde. Mulle meeldivad kristallid ja ruunid on ka huvitav teema, aga ma ise sellega üldse ei ole tegelenud. Tean, et see on hästi mega põnev. See tuleks korraks auku tegema. Ühesõnaga, neid teemasid on palju. Ja siis see klubilisus tähendab seda, et nüüd me tegimegi juba ühe esimese kokkusaamise Mailaga ja meil jätkub Mailaga need tegevised. Ja mul on veel sellised vahvad naised, kellega nüüd mul on juba kokkulepped tehtud ja salvestamise päevadki kokku lepitud, nii et tulevad sellised põnevad teemad veel juurde. Ja see tähendabki seda, et seal me räägime, noh, tuleb üks tarokaartide lugeja sinna, siis tuleb, kes karmadega tegeleb ja selgelt nägemisega
ühesõnaga paljusid huvitavad ja ma veel ise ka ei tea, kuhu ma nagu jõuan või lähen. Aga üks asi, mis on kindel, ma tahan täita seda oma anumat ja jagada seda siis ka teistega, et ehk siis kõik sellised vaimsuse teemad ka. Igaüks saab siis valida, kas tahaks veel rohkem teada saada ja kirjutada kas või sellele inimesele, kellega see intervjuu oli. Et nii see on, lihtsalt tahan teile ka natukene tutvustada neid inimesi ja kui sa juhuslikult ise tegeled mingi põneva asjaga, mis on siin näiteks vaimsusega seotud, kuidas saab teisi aidata ja numeroloogia on teadus, see ei ole mingisugune ennustamine, neid numbreid on pikalt uuritud, aga numeroloogia abil sa saad ju vaata teada, kes sa oled. Teie, kes te olete nüüd enda sünnikaarte saanud, teid on juba päris hea ports, aitäh teile usalduse eest ja on suulised, on kirjalikud variandid, siis pange kommentaaridesse, et kas saite abi ja siis ka kortel käib siin action, et täitsa mingi, ma näitan teile, mingi koosolek siin, vaba ja memm on kõige viimane ja et kas te saite abi ja siis seal on ka sellised asjad, mis tulevad ju karmavõlad tulevad, eks ju välja, mingid mustrid tulevad välja, siis on vaimsuse kolmnurk, kus on ka hästi põnev, saad teada, kes sa oled olnud eelmistes eludes, miks sul on mingisugused jamad kaelas ja siis tulevad mingid koodid välja, kõik see on hästi huvitav ja aga seal on nagu sellised asjad, et mina räägin sulle selle ära, kui sa oled suulise võtnud, kui sa oled kirjaliku saanud, siis sa loed ära, aga kindlasti jääb õhku mingisugune küsimärke, aga mis ma edasi teen ja seal on mingid soovitused, et võib-olla psühholoogi, terapeutiga ja see on ka üks mõte, miks ma seal klubi tegin, et need inimesed ja siin on veel tulemas palju inimesi, ma ise loodan, andke ennast üles loomulikult, et nende inimeste keskel võib-olla leiab kellegi, kes võib sind just aidata. Mina olen ise ka saanud teatud inimestelt abi, seepärast, et ka ju minul on oma sünnikaart ja sünnikaardi analüüsi tulemusel, kusjuures läbi klientide ja ma tihtipeale jälle vaatan, et kurja, mul ikka see number trigerdab kuidagi. Et nii nagu ma tänagi lõpetasin ühe sünnikaardi tegemise suulise ja ütlesin ka, et ma ei ole siiamaani näinud ühtegi täiuslikku, kes nagu tõstab käe ja ütleb, mul on kõik puhas, mul on kõik hästi, ma olen ainult plussi poole peal. No kui sa selline oled, siis anna teada endast, et kuule, mul on kõik 5+. Alati on nokitsemist enda kallal. Vot. Ja ehk siis sina, kes oled kartnud seda tellida, seda kanalit, siis seal ei ole mitte midagi karta. Kui nüüd keegi teab, et seal on mingi oht, siis kirjuta see kommentaari, et mitte mingil juhul ära kanalit telli. Mina näiteks olen tellinud arvatavasti mingisugune 20 kanalit kindlasti. Need on need, keda ma jälgin ja kelle kohta ma tahan alati infot saada, et kui nad panevad midagi uut ülesse. See ongi see mõte. Mul raha mitte mingit ei lähe seal. Ainult see klubi ongi siis see, et kui sa tahad veel midagi juurde sealt vaimsusest või mida iganes teada, see on selline koht, kus jah, seal on nagu sissesaamiseks väike liikmelisuse maks ja seda reguleerib siis konkreetselt YouTube. YouTube paneb need hinnad sinna. Et mina lihtsalt tahan nagu hoida jah, seda oma lehte puhtana ja siis, et natukene sinna vunki juurde panna, siis ongi klubilised. Vot. See on see lugu, mis ma tahtsin ütelda, seepärast, et see kommentaar aitas mul hästi palju nüüd aru saada, miks on neid vaatajaid nii palju. Noh, ma ütleks niimoodi, et ärge kartke tellida. Sest kui te isegi vaatate neid teatud, noh, ma ütlen siis, mina vaatan selliseid kaardiladujaid. Mulle väga meeldib tiiutarot ja issand, kuldne. Appikene, nüüd ma küll tahan ütelda kuldne trio, aga see ei ole kuldne trio. Jesus Christ, ei tuleb nagu meelde. Kuldsed tarod. Noh, okei. Kuutarod äkki või? Ühesõnaga üks mees. Mulle ta väga meeldib. Tal on hästi mõnus lähenemine. Hästi soe jutt. Ja see on hästi toetav. Ja tiiutarod on ka selline hästi lahe. Siis mina olen nende mõlema kanalit tellinud näiteks. Mul ei lähe mingit raha selle eest. Ja pluss lisaks siis oma kooliga seotud YouTube'i kanalid ja siis see kursus, kus ma veel praegu käin, numeroloogiline, siis need kanalid olen tellinud. No mul ikka on päris hästi neid. Muidugi iga kord ma neid ei vaata, aga no tiiutaro ja siis see kuldne taro, ei kuutaro. Kui neilt tuleb midagi, siis neid ma alati vaatan, sest neil tuleb minu meelest kord nädalas alati regulaarselt. Ja mul meeldib väga neid kuulata. Toredad 2 Eesti noort inimest, kes teevad oma tööd südamega. Nii. Telefon ütleb, et ta vajab
rohkem valgust. Ma ei tea, ma pean võtma siit tööstushoone pealt äkki selle suure tänava valgustuse ja sellega liikuma. Ja teate, ega mul rohkem vist polnudki midagi öelda. Homme me jätkame Mailaga ühe klipiga, on meil väike töö all ja mul on põnevat materjali väga palju tulnud, et nüüd ma natukene annan hoogu nende suuliste klientidega, et teie kallikesed, kes te kõik järjekorras olete, venib natukene seepärast, et tuli natukene mingisuguseid asju vahele, aga ikka elu on elu, eks ju. Et aitäh, et olete seal olemas. Kirjalikega läheb natukene kiiremini, seal on mul meeskond abiks, aga suulisi ma teen jah ise isiklikult. Mulle meeldib see väga. Ma ei tea, telefon kogu aeg ütleb, et ta tahab rohkem valgust saada. Noh, vaatame. Aga ma siis lõpetan äkki. Tahtsin ütelda, kui teil küsimusi ei ole, siis ma lõpetan, aga te ei saa ju kaasa rääkida siin midagi. Nii et ärge muretsege ja selles suhtes, et tellige see kanal. See on lihtsalt, mulle on nii mõnus vaadata, et see töö, mida ma teen, on seda väärt. Jah, ma tean tegelikult, et see on aidanud mind isiklikult nii palju, et see aitab kõiki. Ja isiklikult, kui te tahate endast teada, siis hüppake sinna numbritekell.ee lehe peale, vaadake endale sobib pakett välja, mis teile huvi pakub ja samas on see nagu võimas kingitus ka oma lähedastele. Ja nii nagu ma ikka ütlen, siis olge veendunud selles, et see lähedane on valmis iseendaga tuttavaks saama. Seepärast, et see on selline väga suur investeering, tema oma isiklik kasutusjuhend. No nii, vist on kõik. Ja muidugi ka see, et see nädala pühapäeval jääb live vahele. Et seda ei ole, aga ma panin ka ühe laivi video kõigile vaatamiseks, muidu need lähevad sinna klubilistele ainult vaatamiseks, aga panin ühe täiesti meelega, siis te näete, milline see on meie. See on konkreetselt TikToki live, aga siis YouTube'i laivid on ka meil hästi megad. Ma ise armastan teha YouTube'is neid laive, sest see on nagu imearmas seltskond meil. Seal on kuidagi, no mitte seal, siin YouTube'is, siis on, seal kuidagi inimesed teavad, mida nad tahavad. TikTokis ka need põhirahvas, kes on, need ka on nagu hästi kihvtid ja teavad ka, mida nad tahavad. Et suur au ja kiitus üleüldse kõik, kes te olete siin numbrite keele ükskõik mis kanali peal. Lihtsalt TikTok on selline, kus on hästi palju selliseid kummalisi kommentaari panejaid, et siis ma vahest olen see täitsa punes. Et ma ei hakka isegi teile välja ütlema, mis seal kõik küsitud on või öeldud on, et siis lihtsalt peab päeva peal pusima ja siis neid kommentaare maha sikutama. Aga YouTube'is ei ole neid probleeme. Keegi paneb araabia keeles mingi kommentaari, millest ma aru ei saa ja me jätkame muudkui rahulikult oma asju. Vot nii. Tšau. Merike numbrite keel.